Tere, head Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu veebi-tv vaatajad. Täna on meil rõõmus päev. Mul on võimalus teile teatada, et meie saateid on vaadatud 200 miljonit ehk 250 000 korda. Aga täna on meil jällegi külalised. Tere tulemast, perekond Poolamets. Ja millest me ikka räägime, eelmine kord me rääkisime tuulest ja fosforiidist. Jätkame seda sama tuulejuttu edasi. Ja räägime siis kõigepealt, alustaks siis nendest tuultest, mis Toompeal puhuvad. Et mis te arvate siis, et mis asi siis nüüd õieti juhtus, kas siis nagu liha pärast või mille pärast siis nüüd nagu see valitsuse vahetus toimus? Eks pinged tekivad ikka siis, kui olud on halvad, et Reformierakond kukkus ju oma toetuselt 13% peale, EKRE tõusis seal üle 70%, see oli nüüd see viimase nädala analüüs, aga see näitab trendi, et Isamaa on nende jaoks väga kõrge toetusega, mis tekitab paanikat lausa. Ja pidi ju leidma süüdlase, patuaina. Tegelikult muidugi sotsid ei olnud mingid patuainad, sest kõik nad olid koos neid maksutõuse teinud. Kõik nad olid koos energeetikat siis lammutanud, revolutsioneerinud, kuidas me nimetame, pumbanud siis tuuleenergiasse raha. Kindlasti oli üks hetk, murdehetk see, kui 2,6 miljardit tuuleenergia pealt maha tõmmati. Neid kõiki saladusi me veel ei tea, kes täpselt mida tahtis teha. Mina kahtlustan seda, et raha ei saanud õigetele ettevõtjatele, kes oleks siis ütleme Eesti päritolu võib-olla ja kellel oleks ette nähtud ka kena panus teatud erakondadele. Ehk siis mina leian, et olukorras, kus toimub suurejooneline energeetikasüsteemi ärastamine ja mitte ainult tuulevaldkonnas, vaid ka tuumavaldkonnas. Nimelt ma näen, et tahetakse eraettevõtjatele kogu siis tulevast energiatootmist suunata, et mingi erafirma saaks tuumajaamad, mingid erafirmad, kes oleks semukapitalistid, saaksid tuuleenergiapargid, et see Reformierakonna joon viruta palju jaksad või kandi palju jaksad, see on tegelikult jõudnud oma ajaloo kõige kõrgemasse tippu, sest summad on teistsugused. Ja me alles aimame, mis on tulek. Kuna inflatsioon. Mis sa teed? Üldine inflatsioon mõjutab kõiki summasid. Eks need maksutõusud ju aitavad kaasa, aga ega meil ei ole veel ju lahendust. Need maha võetud ministrid ei ole asendatud veel uute ministritega. Meil on väga huvitav teada, kes siis sinna tulevad. Ja Kristen Michal on kogu aeg vihjanud ka Isamaale, et teie valijad ju ootavad, et teie ka tuleksite ja võtaksite valimisvastutuse, tuleksite koalitsiooni. Isamaa ei anna ka veel selgeid vastuseid. Aga näha on, et rahulolematus pole veel kadunud, sest viimaste uuringute järgi ootavad väga paljud inimesed erakorralisi valimisi. Nüüd see on teine tõlgendus. Ma kuulsin eile ühte raadiosaadet, kus kodanik Võrklaev astus üles ja ütles, et nemad on olnud kogu aeg rinnaga maksude tõstmise vastu, aga sotsid on see kurja juur. Jääb mulje, nagu oleks peaministri portfelli hoopis sotsiaaldemokraatide käes, et vaesed reformierakondlastest pantvangid on nüüd lõpuks vabanenud, aga meie tulime ju EKRE fraktsiooniga kohe uuele nii-öelda remonditud valitsusele appi. Andsime sisse rida eelnõusid, mis langetaks nii tulumaksu, käibemaksu, automaksu lõpetaks ära. Ja eks nüüd on näha, kuidas siis valitsus reageerib sellele. Aga nagu te ise märkisite ka, et nad ütlesid, et sotsid segasid. Aga nüüd on asi selles, et tõepoolest majandusteoreetiliselt on ju ikkagi väga oluline, et majanduslanguse ajal, kui lajatada veel uute maksudega, siis majanduslangus süveneb. Ehk siis nad on käitunud majandusteadusliku loogika vastaselt. Ehk siis praegu ei oleks mingil juhul tohtinud neid maksutõuse läbi viia.
ja see paneb kõik kiduma ja need imepisikesed muudatused, kosmeetilised muudatused, mida nad teevad, nagu siis, et ettevõtte 2% tulumaks, see ei muuda midagi. Ja tegelikult on ka loogika vastane see, et praeguses julgeoleku tingimustes panustatakse rohepöördesse. Me leiame 2,6 miljardit meretuuleparkide toetuseks, samal ajal ei leia me kaitsejõududesse. Nii saame 2,6 miljardile veel indekseerimise ka ikka, seda ei saa ära unustada. Ja lisaks veel ju maismaa tuulepargid, sinna läheb ka veel 200 miljonit. Aga ärge unustage, kui me oleme pensionäridele just saadet tegemas, et ka meie inimeste moraal on tähtis selleks, et nad oleks valmis üldse panustama oma maksudega, selleks, et nad oleks valmis kaitseväele rohkem panustama. See tähendab, et me ei tohi unustada tavalise inimese toimetulekut. Ehk see annab üldise ühiskonna toetusfooni näiteks investeerimaks kaitseväkke. Kui kõik kidub ja inimestel on nagu oma toidukorviga väga raske, energiahinnad hüppavad lakke, ei ole ka tahtmist ja ei ole ka siis piisavalt head moraali riigi kaitseks. Sellepärast me peame mõtlema palju laiemalt. Ja, see on õige. Aga nüüd me oleme kuulnud ka mõningaid lubadusi, et tahetakse viia läbi järjekordsed muudatused riigiasutustes. Ma ei tea, kuidas see segadus, mis nüüd peale eelmist seda muudatuste seeriat oli, kui see nüüd uuesti tuleb, millega see lõpeb, see tuletab mulle meelde seda nõukogudeaegset anekdooti, et kui rahvas ei ole ülemusega rahul, siis vii läbi reorganiseerimine. Paistab, et siin on inspiratsiooni saadud hoopis Elon Muskilt ja USA-st, et vaata ideed on õhus ja kohe tuleks kopeerida. Aga no ma ütlen, et see saab olema jälle kosmeetika, sellepärast, et Eesti bürokraatia on kasvanud niivõrd suureks. Võtame kas või need igasugused euroinstitutsioone, see on nagu haridus, erinevad institutsioonid, mis on uuesti loodud, nüüd on sadu inimesi, sadu ametnikke, teame, et ametnike palgad, eriti Tallinnas elavate ametnike palgad on väga korralikud, siis kui nad neid kinni ei pane või ka näiteks Keskkonnaameteid, mis on kasvanud üle pea. No toome näite, et öeldi ju, et teeme igal pool kärpeid, et raske olukord, hoopis 10 000 ametnikku võeti siin viimaste kuudega juurde. Ja veel teine asi ka, et pidi ju olema kärpe-eelarve. Mida näitas kärpe riigieelarve? Hoopis kasvas jälle 155 miljoni võrra ja tähendab, jutt ei lähe tegudega kokku. Aga vaata, kahte asja korraga ei saa. See on tegelikult üks praeguse valitsuse ja eelmise Michali valitsuse suur kahvel. Te ei saa nagu tohutuid rahasid ja tohutut revolutsiooni teha roheteemadel. See neelab ju tohutut raha. Ja samal ajal öelda, et 5% kaitsele. Ehk siis samamoodi võiks öelda, et kui paneme nagu 100 keskkonnaametniku kohta kinni, siis me võiksime need kohad tõsta ju meie kolonelidele, kindralitele, majoritele, kaptenitele. Et see oleks mõistlik, sest meie praegu ei suuda kahte suurt asja teha. Nad ise on ka hakanud sellest aru saama ja sellepärast kõik käriseb. Aga ausalt öeldes mina küll ei oodanud, et Keskkonnaametis on 600 ametnikku. See oli ikka täielik üllatus, tõesti. Aga meil on endal ju tagasiside, meil endal EKRE liikmetes on mõned endist Keskkonnaametnikud, kes tüdinesid ära ka sellest bürokraatiast, et nad ei tahtnud inimesi enam kiusata, näiteks kalandusametnikena. See oli üle mõistuse läinud, et nad ise loobusid selles asjas osalemast. Ehk siis see on nagu täiesti üledimensioneeritud ja kurnav ka võiks öelda, et see ongi rohepöörde liialdus võiks öelda. Igas asjas tuleks rohepööret tagasi kerida, sest see tugineb bluffile, väljamõeldistele ja mis on see tohutu vastuolu. Et kui õhinalt räägitakse raadios, teles iga päev, et looduskaitse, siis need 1000 tuugenit, mis tulevad igal poole looduskaunitesse kohta, see on niivõrd tohutu vastuolu jutuga. Et võtta Evelin seda visuaali, eks ole. Mis meie enda kodu taha, kus on looduskaitseala Virumaal, 2,5 kilomeetri kaugusele tuleb 30 tuugenit, mis on Tallinna teletorni kõrgused.
Ja see ei ole ju ainult tuugenid, vaid ka Rail Baltic on osa ju looduse hävitamisest. Lugesime jälle uudist, kuidas RMK on andnud raielubasid sinna, kuhu ei oleks pidanud andma ja et kuidas siis Rail Balticu asendusmaad on juba ära kasutatud. Juba ümber tõstetud. Just. No nägi, see tuletab meelde mulle ühte teist aega, mis oli tehtud või pole paha või midagi niukest emba-kumba öeldi igal juhul. Aga kõige selle asja juures võib öelda siis, et see haldussuutlikkus on siiski ikka kehva võitu vaatamata ametnike arvule. Seisavad kliimaseadus, metsaseadus, jäätmeseadus. Nüüd tahetakse veel, eks ole, transportis rakendada kvoodisüsteemi ja elamute kütmisel. Tegelikult juba loemegi, et midagi on muutumas, et kliimaseadus võetakse jälle osadeks lahti. Mingid bürokraatlikud nõuded lükatakse edasi, see X2 lükatakse edasi ja mõned nõuded Euroopa Liit ise tuleb meile appi, et minu meelest oli kohutavalt ruineeriv ettevõtetele see kestlikkuse aruande kohustus ja nüüd siis lükati selle esitamine 2 aastat edasi. Järelikult ka Euroopa Liidus on, ma ei tea, jää hakanud sulama. No see on nii iga pealkiri kestlikkuse aruanne. Evelin, sina olid sellega tegelemas ja tegid ka ettekande, et mida see tegelikult eesti keeli võiks tähendada? See on jah suur pettus, ilus nimi, jätab mulje justkui oleks tegu millegi looduse kaitsmisega või looduskaitsmisele pühendatud tegevusega. Tegelikult sisaldas kestlikkuse aruanne tegevusplaani, kuidas ettevõte hakkab arendama rassilist, soolist mitmekesisust. Ka nüüd tulevad ju ka varsti kvoodid soolist soovähemustele ja lisaks veel igasugused juhtimise poole pealt, et juhtkonnas peab olema sooline tasakaal, rassiline tasakaal, et ettevõttes peab olema võimalused või ka näiteks erinevatele sooesindajatele riiete vahetamiseks, et mis võttiski ettevõttelt nagu tähelepanu ära põhitegevuselt, kasumi tootmiselt, et nad pidid korraga hakkama tegelema bürokraatiaga ja lugema neid CO2 kvoote veel lisaks kõigele, et see oli meeletu bürokraatia. Õnneks see nüüd pandi 8 aastaks pausile. Mina loodan küll, et see läheb igaveseks pausile. Rohepööre kukub läbi. USA's on ta juba läbi kukkunud. USA lahkus kliimaleppest. USA lõpetab subsiidiumid tuulikutele. See tähendab, nende tööstuslik areng läheb oluliselt kiiremini paremuse poole kui Euroopa Liidus ja see konkurentsi olukord just tugevate lääne tööstusmaade vahel on niivõrd nähtav, et Euroopa Liidus hakkab rohepööre läbi kukkuma, aga selle Euroopa Komisjoni ajal keritakse seda vaevaliselt kuidagi veel edasi, tehakse hästi palju majanduskahju, raisatakse ressursse, konkurentsivõimet, kukutatakse võrreldes USA ja Hiina ja kõigiga. Aga see on juba selgelt lõpusuunas, niipea kui USA ju lahkub. Ei saa see enam kesta, siis jääb ainukeseks piirkonnaks, kes rohepööret ellu viib Euroopa Liit. No aga mõelge, kui silmakirjalik see on. Meie räägime rohepöördes, keskkonna hoidmisest, tellime omale siia päikesepaneelid, mis toodetakse Hiinas. Hiina avab nädalas 2 elektrijaama ja samas ka tuugenite osad, kõik tulevad Hiinast, et see on ääretult silmakirjalik, mis tehakse. Aga pensionäridena ma ütlen, et kõik on juba läbi tehtud. Sellepärast, et elukogenud inimesed teavad, et nõukogude ajal oli meil nagu 2 nägu, eks ole. Üks on see, mida partei ja valitsus nõudis, anti siis keisrile see oma ära, tegelikult elasid inimesed oma elu ja proovisid mõistlikult oma elu elada. Isegi targad kolhoosi esimehed mõtlesid, kuidas seda raha hoida kolhoosis, mitte Moskvale midagi anda. See samasugune kaksik mõtlemine on tagasi tulnud, et me proovime mitte selle rohepöörde lollusega kaasa minna, ajada siin mõistlikku ettevõtlust edasi, teha nii palju mõistlikku kui võimalik, aga täna on see, et meie valitsus ei ole selline, et ta hoiaks eurolollusi eemal, sest näiteks kui meil tuleb, et puupliidid ära kaotada,
2027 aastaks. See asi on siiamaani menetluses Euroopa Liidus. 400 000 inimest jääks ju ilma puupliidita. No jah, ma arvan, meie praegusele valitsusele ei tasu eriti suure entusiasmiga loota, sellepärast, et ma mõned päevad tagasi kuulsin raadios, kui rääkis Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse esimees, et nemad tegelesid selle kestliku aruandlusega ikka tõsiselt, et kõik kokku oli rakendatud 50 inimest ja 2 ametnikku saavad pidevalt selle eest palka. Ja ometi juba neil oli kohustus teha see juba 2024. aasta kohta, kui nagu Euroopa direktiiv veel seda ei nõua. Seal oli selline järgult, et suurettevõtted, teatud käibega ettevõtted, need pidid juba varasemalt tegema, neid Eestis väga palju ei olnud, aga see nõue nüüd tuli keskmistele ettevõtetele ja börsiettevõtetele ja avalik huvidega ettevõtetele ka ja lõpuks nad muidugi tahtsid seda kehtestada kõigile, aga tõesti suurettevõtted on väga hädas, see ongi väga suur väljaminek, palgata eraldi inimene selle bürokraatia jaoks, lisaks nõutakse selliseid andmeid, mida ei olegi võimalik koguda. Jah, seal on ju see probleem, nagu ma sellest jutust aru sain, et need alltöövõtjate kohta peavad nad ka täpselt samamoodi esitama. Just neid ei olegi võimalik võtta. Ja see näitabki, kuidas ideoloogiat, nüüd seda vasakäärmuslikku roheideoloogiat surutakse kogu ühiskonda, et kõigepealt ettevõtte ise peab aruande tegema ja siis ta ei tohi kaubelda kellegi teisega, kes ei ole aruandeid teinud. Et see on sovjetlik süsteem, kus surutakse majandus ideoloogia teenistusse. Et mitte nii, et sa teenid kasumit, toodad inimestele teenuseid, kaupeid. Ei, sa pead vaatama, mitu neegrit on sinu selles juhatuses. Mitu soovähemust, mitu siis LGTB kuidas see sooasjandusega läheb veel, nagu öeldakse, keerulisemaks kui selle rassilise võrdsusega, sellepärast, et ei tea ju, kes on kes. Sellepärast, et niiviisi öelda, nagu ei oska öelda, et kui palju oli see mingi üle 40 identiteedi, eks ole, kas siis see ei tohi küsida ka. Tragikoomiline lugu küll, jah, et mina pidasin ka teadusarendusteemalisel arutelu Riigikogus teisipäeval kõne, kus ma ütlesin, et kuulge, kui teil on haridusminister, kes räägib, et sotsiaalne sugu, et bioloogilist sugu nad ikka veel tunnistavad, et on olemas mees, aga nad on mõelnud välja sotsiaalsed sood, et inimene võib leiutada endale igasuguseid lisasugusid. Õpikus, 8. klassi õpikus, millest me korra siin rääkisime, on kirjas 20 sugu. Aga igasugustes muudes allikates räägitakse 150-st, 200-st ja võib kogu aeg juurde leiutada. Ja soovitan kõigile, kellel on parasjagu vaba aega, et näiteks trükkige, guugeldage transinimesed või sotsiaalne sugu ja te saate hirmsasti nalja. Hirmsasti nalja, paremat huumorit mitte ei olegi. Tegelikult on siin naljast kaugel, sest eurodirektiiv nõuab ja juba Jürgen Ligi tõi ka valitsuse kabinetti eelnõu, mis siis kehtestab suurettevõtetele jälle, et nende juhtkonnas oleks sookvoodid just mitte naistele, vaid seal on öeldud, et vähemussugudele, et ettevõtte juhtkonnas on kuni 40% vähemussugude esindajaid peab olema ja siis või siis nõukogus ja juhatuses kahe peale kokku 33% jälle seesama vähemussoo esindajad, et seal ei ole mõeldud, et need sookvoodid on ainult naiste ja meeste vahel, vaid kõikide vähemussugude vahel, et see tuleb reaalsusesse. Praegust on see lõbus, aga ma arvan, varsti me nutame. Eks me nutame sellepärast juba. Mina mõtlen ikka seda, et kuidas nad selle asja kindlaks teevad, sest pealt näha ju ei paista. Ma lugesin ka, et seal üks oli mingi biogender, et see inimene tunneb kontakti loodusega, mida moodi ta seda kontakti tunneb, seda ei seletata üldse.
ja oli vulasooline ehk ja soovoolavus, et kord on mees, kord on naine, kord on keegi kolmas. Hommik on üks õhtu. Aga kokkuvõttes on ju see ju alandus, et see ei ole teadus, see on alandamine, kui su teadusminister ajab sellist juttu, kui su lastele pannakse sellist juttu, see ongi ideoloogiline sassi minemine, et ma arvan, et... No, aga see ajab noored, nagu öeldakse, närviliseks teeb ka, kui ta teab, mis ta on. Aga kujutage ette, kui meie suurettevõtteid hakkavad juhtima inimesed, kellelt ei nõuta ei teadmisi, ei kogemusi, ei oskusi, vaid seda, et ta esindaks teatud sugu. Et oleks need nii-öelda olematud sugu kusjuures. Et oleks need kvoodid täidetud. Sellist sugu ei ole olemas. Nagu vulasooline, see on ainult, ütleme, äärmuslaste ajus olemasolev sugu, mida tegelikult ei eksisteeri ja siis me peame nendega töötama. No aga me peame veel kord majandusega ka tegelema. Viimane 10 kvartalit on olnud majanduslangus ja möödunud kvartal väidetavalt olevat 1,4% majanduse tõus. Millest niisugune edu järsku? See on väga lihtne, sest meil tõusid maksud, käibemaks kasvas, ka tulumaksu maksavad inimesed rohkem ja lisaks, kuna sellest aastast hakkas kehtima automaks. Tark inimene vahetas oma auto eelmine aasta välja ja see oli ajutine. Tavaliselt inimene teeb neid otsuseid, ütleme aasta peale, siis oli see kõik kontsentreeritud sinna viimasesse kvartalisse. Tegelikult me ju hindame majanduskasvu kvartalite järgi ja see auto ost jäigi kenasti sinna aasta lõppu. Sa olid vist autokorpuses vist järjekorral, et ei pääsenud üldse löögilegi. Nii oli. Tõeline müügifestival toimus. No muidugi ja nüüd on ka tükk aega vaikust ilmselt sellepärast, et ikkagi ei taheta väga 5 või 10 000 registreerimistasuga autosid osta ja üks kulu oli veel, 20% oli energeetikasektoris tõusu. No see saab olla esiteks hindade tõus, energiahindade tõus, mis oli üüratu, kaabli lõhkumise tõttu on hinnad tohutud, aga võib-olla ka tuulikute ehitamise hoog, sest ikkagi juba püstitatakse ju neid tuulikuid mitmesse kohta, et tööd juba käivad, teede ehitus toimub, et isegi see algus on selline, mis toob näilisi numbreid ja pigem minu jaoks on see muret tekitav, sest juba rong sõidab päris kiiresti. No jaa, aga küsimus on ka selles, et mis selle elektriga siis ja nende tuulikutega saab. Ma natuke tooksin tsitaat, kuidas ütleb see Nõmme raadiomees, tsitaati ka. Kuid see pole ainus, et tuult oli vähe, aga see ei ole ainus põhjus, miks tuule toodang kesiseks jäi. Vaat nii. Tootmise alla koorumine liigmadalate elektrihindade tõttu Soome turul avaldas mõju toodangu mahule, mille tulemusena jäi tootmata 10 gigavatt-tundi elektrit. Nii et meie tuul tundus, et on kallim, siis kui Soome tuul või. No jääb küll mulje, et tuule... Või pandi lihtsalt, ühesõnaga oleks võinud odavat elektrit saada, aga ma saan aru, et püsikulud on nii suured, et selle odava elektri tootmine ehk, et kui oleks lastud seda tuulikut käia, siis oleks kulusid olnud rohkem kui tulu või? Ja oleks jäänud ka ummikutasud ära, et Soomest me teame, et Soome müüb 3 korda odavamalt tuult või elektrit välja ja Eestis on sellist 3 korda kallim, et see on ka hämmastav. Aga see näitab, see sama asi näitab, et meil on järelikult tuuleenergiat juba nii palju, et seda jääb üle, seda enam ei toodetagi, kui on ka võimalused. Et siin on ka see silmakirjalikkus, näiteks Eesti Energia juhilt Andrei Turelkolt küsiti, et kas on võimalik, et Eestis oleks sama odav elekter. Ta ütles, et jah, kui kogu aeg põlevkivijaamad toodaksid, saaksime sama odavalt elektrit tarbijatele pakkuda,
kui on Soomes. Aga miks seda ei tehta? Esiteks CO2 kvoodi pärast, pluss see, et teised tootjad ei oleks rahul, sest nagu me teame, kuidas elektri hind kujuneb, see kujuneb Nord Pooli börsil ja viimane pakkuja määrab ka teiste tootjate hinnad. Kui elekter läheb odavaks, siis kaotavad kõik. Ja mäletate, kui tõusis elektri hind sinna 4000 euro peale megavatt-tunni eest, see juhtus seetõttu, kuna mitu elektrijaama läksid hooldusesse, üks läks katki ja veel midagi juurde ja korraga oligi elektri hind pööraselt kallis ja kõik võitsid, ka need, kes pool muidu tootsid. Ja see on väga salakaval plaan. Tõesid silmas, et kasumisaajad võitsid. No kõik võiksid, kõik kasumisaajad, kõik tootjad, muidugi tarbija kaotab. Ainult kes kaotavad tarbija, tema maksab kõik selle toreda loo kinni. Ja see näitabki, et sellise skeemi pärast ei olegi odavadest elektrist meil võimalik unistada. Aga no ütleme see tuule asi nüüd, et meil on siis nagu kallim tuul kui Soomes, aga no võiks natuke siin asja arutada nende tuuleparkide koha pealt ka, sellepärast et Soomes on valitsusprogrammis on see küsimus üleval, et kui lähedale asustusele võib tuuleparke ehitada. Ja kohalikud arendajad ütlevad niimoodi, et kui me hakkame siis rajama oma tuuleparke sinna, kus on puutumata loodus, et see on loodusele väga kahjulik, aga et seal, kus on juba niikuinii see, nagu öeldakse, see kahjusus on juba olemas, et noh, et paneme sinna siis. Seal otsust ei ole, aga seal toimuvad... Soomes on märkimisväärne muutus distants elumajadest, mis on tark tegu, aga ma ütlen, et suures pildis on see ikkagi üks suur kahjulik tegu, tuulikute suunas minek. Reformierakond muidugi ülistab seda sotsiaaldemokraadid Eesti 200, et see on nüüd see odava elektri tee. See ei ole odava elektri tee. Teiseks laastab ära maapiirkondades kinnisvara hinnad näiteks, kellel isegi on suvila maapiirkonnas. Uuringute järgi võib see kuni 20+% langeda, oleneb kaugusest tuulikust, mida lähemal seda madalamaks see kukub ja palju. Ja miks näiteks nende kinnisvara hindade kukkumise teemal on raske arvestada? Paljud ei saagi oma kodusid enam müüa, sest keegi ei taha. See on nüüd teiste läänemaade näitel Soomes, Rootsis. Ei taheta osta, kui tuuliku maja taga, sa jääd oma kinnisvara juurde, mingit võimalust ei ole müüa, keegi ei taha sinna osta. Ja kas see on näiteks statistikasse arvestatud, kui inimene üldse ei müü oma kodu, sest see ei ole võimalik. Ja Taanis on tehtud vastavad meetmed, et tuulefirmad peavad kodu välja ostma turu hinnaga. Sellisel juhul. Jah, kui inimene on hädas ja ei saa müüa, et meil selliseid meetmeid ei ole ega ilmselt ei tule ka. Sellepärast sõidetakse mastaapselt inimestest üle. Ja mis veel oluline tuuleparkide puhul, et kui öeldakse, et tõesti siin pooled omavalitsused on sellest nagu puudutatud, eriti siis kuni, tegelikult Jõhvist kuni Mulgi vallani välja, Saaremaa meretuulepargid, aga tegelikult subsiidiumide osas kõik tallinlased, tartlased, võrvukad, kõik maksavad seda. Ja see energia hind jääb kalliks viimase näite põhjal. No aga ausalt öeldes viimase selle situatsiooni kohta tekib küsimus, et mis siis saab, kui see 2,6 miljardit on tuuleparkidesse pandud ja põle elektrit kuhugi panna. Mis siis saab? See probleem ongi, et ka need arvutused, kus näidati, et millised tarbimised meil hakkavad siin paari aasta pärast olema, tuli välja, et see oli bluff. Et need olid valed andmed, et meil ei kasva elektritarbimine seal 10 aastaga 16 teravatt-tunni peale, sest praegust on see 8 teravatti, siis tehti uued arvutused, leiti, et see 11 teravatti on ka juba päris palju pakutud ja nüüd räägitakse mingitest
Kas viimane number ei olnud 8 või? 8 on see aastane tarbimine, keskmine, mis meil praegust on. Aga nüüd nad on teinud arvutusi, et kui praegust teha tuuleparked, kui palju siis meil tootmine kasvab või tuleb siia neid tehaseid. Kusjuures alles Eesti üks suuremaid elektritarbijaid, Estonian Celli juht ütles, et absurdne on ehitada või tootmist selle peale, et su tootmine sõltub ilmast. No ma saan aru, et vanal ajal sa vaatasid välja, täna on tuuline ilm, ma lähen veskisse, täna saan jahu jahvatada, aga tänapäeval ei kujuta ette, et meie elustiil oleks selline, et tuule järgi vaatad, päike paistab, peaks vist elektrit olema küll, et saab kontorisse minna, et arvuti läheb käima. Nii et hommiku lähen tööle, direktor läheb tööle, vaatab, sätib nina tuule järgi, kuidas värk on, tuult on, ei ole. Kui ei ole, no siis on tänaseks kõik. Moodne elu ja me oleme õiges saates, et rääkida. Minu ema käis veel lapsepõlves veskil. Ja sama lugu, tuul puhus, siis veski töötas. Ja tänapäeval meie supermoodne elu, tehased töötavad, kontorid töötavad. Sõrm märjaks teha. Ahah. Kas päike paistab? Mitu kuud paistab ere päike Eestis aastas? No 4 kuud ei ole. Tegelikult novembrist märtsikuuni ei toimu päiksepatareidega midagi. 0, eks ole, aga öeldaksegi, et see teeb meid jõukaks ja toob odava elektri, siis see on jama. Ja mina pidasin oma kõnes sellise, tõin ühe väikse ütluse välja, et vaadake, et nagu bürokraatias on veel võimalik, et eskimood hakkavad Kongole määrama, kuidas tuleb seal külma ilma vastu varustada või siis kongolased ütlevad eurooplastele piltlikult öeldes, et kuidas ahjuküte peaks olema. Selline pilt umbes on Brüsselist, kui me räägime, et tõsimeeli tegeletakse ahjukütte keelamisega. Et see ajab ikkagi karvad turri, aitab. Praegu on see minu arust, kas see kvoot energia hinnast on kuskil 40% või midagi taolist. Ikka suurus järg. Isegi 3/4 ütlevad juba, et CO2 hind on nii suur, et 1/3 on elektri hind. Kurjavaimu spekulandid tead, ostavad kokku, eks ole, ja siis müüvad. Kunagi oli tõesti selle tonni hind, CO2 tonni hind seal alla euro või 2 eurot ja nüüd on 100 euro kandis. Mina mäletan seda, et kui räägite, et missugune soovitav hind võiks olla 40 eurot. No see 25 oli selline. Isegi niimoodi. Aga kui nüüd rääkida veel sellest odavusest või otstarbekusest, siis on tore numbritele peale vaadata. Meil on selline liit nagu tuuleenergia tootjate assotsiatsioon ja nendel on koduleht. Neil on uhked numbrid seal, et kui palju on tuulikuid, kui palju on koguvõimsus ja kui palju on võimsus ja kui palju on elektrit toodetud. Ja kui sa need arvud ära arvutad, sa saad aru, et tegelikult efektiivsus oli 2024. aastal kõigest 20%. Ma tahtsin praegu välja pakkuda 20%. Ja üks aasta varem veel 14%, aga siis võis öelda, et ei olnud veel kõik töös. Aga kujutage ette, et 20%, see tähendab, et sa ehitad omale 5 maja, aga ainult ühes elad. Eks ole, milline raiskamine looduse suhtes ka. Või ostad 5 autot ja ühega ainult sõidab. Soojuselektrijaama efektiivsus on midagi muud. 85%. Väga kõrge, sama kehtib põlevkivi kohta, mida meil praegu laiali lammutatakse. Aga muidugi meie siin EKRE vaatenurgast leiame, et tuumajaam on vajalik, kui me tahame tagada stabiilset energiatootmist. On väiksemaid tuumajaama mooduleid ehitamisel Kanadas ja mujal, kuhu läheb ka üks Riigikogu siis visiit. Oleme ise käinud vaatamas Soomest tuumajaama, väga efektiivselt toimivad, aga see kõik võtab aega. Senikaua on ju vaja odavat energiat, mitte siis lõhkuda ära kõik, mis enne on. Et õigupoolest riik saaks kõik maksud maha tõmmata, oma maksu osa põlevkivilt, siis põlevkivi elaks isegi nende euro surveta üle.
jah, et tuumajaama osas võiks ju Baltimaad ka koostööd teha, et Leedul on ka ju teatud kogemused olemas, Soome on ka hea naaber, kus võtta oskusteavet, et minu meelest on asi ainult tahtmise taga kinni ja ka teatud määral nende tuuleenergia lobistide taga, et nemad on väga palju mõjutanud valitsuse otsuseid. Ma mäletan veel 10 aastat tagasi oli veel Hanno Pevkur, kes oli tollel ajal sotsiaalminister, veendumuse, et tuugen ei tohi elumajale väga lähedal olla. Ta tõi veel näited, et 2 megavatine 2 kilomeetri kaugusel, 4 megavatine seal 4 kilomeetri kaugusel. Nüüd on kõik need unustatud. Lisaks veel omal ajal on Majanduse ja Kommunikatsiooniministeerium saatis kohalikel, saatis KOV-idele välja kirja, kus öeldi, et kui te planeerite tuuleenergiaparke, siis palun need tootmismaadele panna, mitte sinna pärandniitudele ja pärandkultuur. Meid ootab see olukord, et kuna tuuleparkide subsiidiumid hakkavadki Euroopas kukkuma ja praegu muudkui ehitatakse ja planeeritakse, et tegelikult on praegu väga mõistlik. Meie oleme juba igal juhul selle magusama peale hiljaks jäänud, ei ole mõtet enam sinna auku oma raha kühveldada, seda kasu enam ei tule. Meil veab, kui me oleme hiljaks jäänud, meil väga veab. Õnneks pikalt ei tehtud ühtegi tuuleparki, nüüd on läinud mölluks. Eks selles mõttes, kui oma valitsuses vastu hakata sellele, see on võimalik ka peatada. Näiteks Vinni vallas, kus Evelin on volikogu esimees, on neil kohtuvaidlus käsil arendajatega. Aga kes on arendaja? Välismaa firmad. Üks firma, kes praegu õudselt pressib ja kohtuvaidlust peab seal Vinni vallas. Varem investeeris Aeroflotti aastal 2015. Et jääb mulje nagu mingisugused... No on kogemus olemas. Need, kes meie kinnisvara hinnad ära lõhuvad ja mõnedki kodunt välja ajavad, siis ma tean, et osadest kohtadest inimesed kolivad juba välja. Et need on sellised avanturistid, ma ütleksin. See kõik meenutab mulle aastat 1999, kui USA riiulifirma Energy proovis Eesti poliitikute abil, kõik ütlesid, et muidu me ei saa NATO-sse ärastada saia raha eest Eesti Energia. Nad oleks teeninud miljardeid. Ja täna oleme samas olukorras, kus meretuuleparkidega tahavad välismaa suurettevõtted, kaasa arvatud maailma üks rikkamaid mehi Warren Buffett, taskusse panna miljardeid. No praegu lõpetati see Liivi lahe meretuulepark, aga Warren Buffett oli juba tulekul seda ära ostmas ühes Jaapani Sumimoto firmaga. Nii et me näeme gigantset protsessi Eesti oludes, nii nagu 1999 Eesti elektrijaamade ärastamisel on teine ärastamise laine. No aga lähme välismaale siis edasi. Kas on aru saada, mis kodanik Trump nüüd õieti tahab? Lisaks sellele, et America first. No ma arvan, et on oma seisukohad ju välja öelnud, et esiteks ameeriklased on tegelikult olnud väga väsinud aastakümneid kestnud sõdadest. See on üks põhjus, miks vabariiklasi valiti selle sõnumiga, et USA ei osale sõdades ja USA tahab igasugused sõjad ära lõpetada. Selle tõttu on Ameerikas igal juhul see asi pärast 2000-ndate sissetunge Iraaki, Afganistani väga pöördunud. Nüüd see, et ta kuulutas välja, et ta kavatseb rahu teha, sest ka nende suurte Ameerika rahadega ei ole ju Ukrainas tulnud võitu Ukraina poolele. Territooriumi ei ole tagasi saadud, neid põhilisi territooriumi ida pool. Küll on muidugi tõrjutud ikkagi sõja esimestel aastatel venelasi tagasi Kiievi alt ja Summe piirkonnast, aga võitu ei ole vaatamata mitmesaja miljardilisele summale. Et ilmselt siis ikkagi Trumpi seisukoht on, et panna see sõda seisma. Ukraina peab tema silmis tegema mõningaid järeleandmisi. Ilmselt see lihtsalt on paratamatu, kuigi me kõik tahaksimegi, et Putin saaks purustatud ja Krimmist ka välja löödud, aga isegi ukrainlased saavad aru, Krimmi säilitamine ei ole realistlik või selle tagasi võitmine ei ole realistlik.
seda näitavad avaliku arvamuse uuringud, seda näitab ka tegelikult Ukraina juhtkonna tegelik arusaam. Nii. Tegelikult olukord ongi kriitiline. Donald Trump ütles ka ju korduvalt, et see sõda ei saa kesta igavesti. Tegelikult on sõda juba praeguseks ajaks ju väga kaua kestud. Ukrainas algas see ju 2014. aastal tegelikult algas ja see ongi juba üle 10 aasta kestud. Et kuidagi peaks selle nüüd inimeste tapmisele lõpu peale tegema ja Trumpi ju kritiseeriti selliste reljeefsete väljaütlemiste ja tegudega, aga samas on näha, et ta ütleb, et ta võtab ära, kui te ei tee. Keegi ei usu. Võtab korraks ära need andmed või selle toetuse, aga kohe ta ju taastas. Kohe ta taastas ka Ukrainale selle sõjalise abi ja need luureabi ja samas, mis Donald Trump on öelnud, et ta on pühendunud Balti riikidele, ta on pühendunud Poolale, et mõnes mõttes võime olla kindlad, et meil on see NATO vihmavari peal. Aga tõesti, ta juba kasutab ka sanktsioone Venemaa suhtes, et tüürida see Vene-Ukraina sõda ikkagi lõpuks lõpu peale. Kaua võib inimesi tappa? Mis on Eestile oluline, sest me peame ka vaatama, mis meis saab, on see, et Trump oma viimatises arutelus Zelenskiga, mis sai palju kriitikat, tõi eraldi Balti riigid välja, tõi eraldi Poola välja ja ütles, et ta on pühendunud meile, kuigi me oleme raskes asukohas. Ja see on tegelikult oluline info, et suurriigi juht, kes meie võtmeliitlane, toob meid eraldi välja ja kinnitab oma toetust. Ehk siis on lootust küll, et meie jääme nii-öelda sellesse piirkonda, kui see rahuleping kunagi tulema peaks, mis on USA kaitse all ja mida ta ei lase, mille osas ta annab Venemaale hoiatuse, et siit edasi ei tulda. Ja samal ajal mulle mures sellepärast, et äkki käis üks pööre, kuigi seal on näha, et Ameerikas on tegu kauplemisega, eks ole. Ühel päeval räägitakse natuke ühtmoodi, teine päev natuke teistpidi. See on kauplemine kõigi silme all, selleks, et survestada kõiki pooli laua äärde istuma. Aga siis selle pärast ei hakata kohe sõimama oma võtmeliitlast. Me oleme ikkagi väike riik, vahel unustatakse seda ja hakatakse hirmsasti Trumpi paika panema, USA vabariiklasi paika panema, et kõik on maha müüdud. Ja teate, isegi kui USA tõmbab välja Euroopast mõne võrra, me peame ju väikeriigina meelitama neid tagasi, hoidma neid siin, mitte siis hakkama paiskama tuld ja tõrva. See ei ole üldse riigimehelik ja see ei ole välispoliitiliselt mõistlik. Et väga ettevaatlik peame olema, et meie poliitikute ütlused, nagu siin Jürgen Ligi, et Terras läks ka liiale, ütleme ausalt, et sanktsioonid USA-le ja vanem Terras, et tuleb tagasi hoida selles osas. Aga mina olen aru saanud, et need Ukraina aitamise numbrid on kõigil erinevad. Et ukrainlased on saanud ühed numbrid, eks ole, või nemad on saanud seda varustust nii palju ja abi, aga Ameerika poolelt tundub nagu, et seda on oluliselt rohkem, kus see vahe jäi. Ilmselt on tegu erinevate arvestusmudelitega ka, üks on majandusabi, teine on sõjaline abi. No kõik kokku, eks ole. Et ausalt öeldes meie ka ei tea tegelikke numbreid ja ma arvan, et ilmselt on seal poliitilist liialdust ka. Et selles osas on ilmselt neil õigus, kes ütlevad, et praegu USA poliitikud demonstreerivad ka suuremaid numbreid. Täpselt me ei tea, aga see on sellist poliitiliste ütluste liialdusi tuleb ka tähele panna. Selge see, et kui käib selline natukene idamaine kauplemine või läänelik ükskõik, siis kõik proovivad ennast nagu tähtsamana näida, huvitavamaks teha. Et vaadake seda läbirääkimiste protsessi kui mõnevõrra kaubanduslikku kauplemist, mis siis, et ta ei ole ilus vaatamine, sest kõik me tahaks, et Venemaa alistuks, läheks sealt minema. Aga Trump on ju olnud väga kõva kaupleja ja me ei välista seda, et ta suudab ka Venemaale päris tugevat survet avaldada, sest viimased andmed näitavad seda. Need on alles mõni päev vanad, et nad keeravad kinni nende panganduslikke arveldussüsteeme maailmas väga jõuliselt, ei tee mingeid erandeid seal. Ehk siis Vene vari, laevastik, Vene naftakaubandus saab väga tugeva löögi. Ja see ongi see instrument Trumpi administratsiooni käes, mida nad võiksid rohkem kasutada.
Ronald Reagan tegi seda kunagi ja Venemaa sai väga tugeva obaduse. Ja mäletame, algas perestroika ja millega see kõik lõppes. Ja minule jääb mulje, et Euroopa Liit ei võta nagu piisavalt tõsiselt seda, et kas või need sanktsioonid Venemaale, isegi meie peaminister Kaja Kallas ei võtnud piisavalt tõsiselt neid sanktsioone Venemaale, et nüüd ka vaatad neid arvutusi, kuidas on Euroopa Liidu riikidesse tulnud Venemaalt metallkaupa ja kui palju miljardeid on Venemaa vastu saanud, et selliseid Venemaal käib ettevõtlus edasi, sellega ju ta kõik toidab oma sõjatööstust. Just, nüüd kui USA teeb selle teo ära, et tõmbab hapniku kinni igasuguste pangandussüsteemide kaudu Vene naftale ja gaasile, see võib olla üks kõige olulisemaid sanktsioone üldse, mis on veel Venemaale lahti jäetud. Et loodame, et neid punaseid nuppe, siis majanduslikke punaseid nuppe päriselt kasutatakse. No eks ole, täna oli siis kuulda, et Sauli Niinistö rääkis siis Euroopa kaitsevõimest. Üleeile oli see vist kuulsin Vikerraadios ülevaadet Saksa relvajõududest. Kõige toredam oli see ja meeldis mulle see võrdlus, et kui Ursula von der Leyen oli Saksamaal kaitseminister, siis oli käibel nali, et Ursula von der Leyenil on rohkem neid lapsi kui Bundeswehril tanke. Et null või? Ma ei oska öelda, aga praegu pidi olema asi nagu kurb, sellepärast et väidetavalt Saksamaal on kasarmud viletsas olukorras ja üldse noored vaatavad, et võib ka veel surma saada ja ei ole vabatahtlikku, kes tahaks Bundeswehri teenima tulla. Mis siis nüüd nagu niisuguses olukorras, ma ei tea, kuidas tekib küsimus, kuidas Bundeswehr need 5000 meest kokku saab, kes Leedus peaks hakkama baseeruma. Bundeswehril on suuri raskusi ja ma lugesin ka üle, millised raskused neil on. Esiteks on neid ikkagi alarahastatud aastakümneid, sest Saksamaal on üldine patsifistlik hoiak olnud. Siis tegelikult on vaja olnud katta kõiki need miljoneid immigrante ehk julgeoleku kahju on vaja olnud kinni maksta. Massiimmigratsiooni kahju on ju üüratu kõigile korterid muretseda, subsiidiumid, siis ei jätku raha kaitsejõudude jaoks. Ja teine asi on see, et kui on ära kaotatud reservsüsteem, siis ei jätku sõdureid. Nüüd nad arutavad, et tuleks kas või osaline ajateenistus taastada. Jumal tänatud, et meie naabrid Läti ja Leedu on ka seda teinud, et muidu ei oleks neil üldse tõsiselt võetavat kaitseväega olemaski. Siin on Eesti olnud kõige parem tänu rahvuslastest kindralitele ja kes sõdisid selle Jürgen Ligi Reformierakonna plaani vastu, et ajateenistus sulgeda. Muidugi Siim Kallas oli ka nende juhtideoloog. Omal ajal oli, jah. Et me oleme säilitanud vähemalt oma reservjõud, et nüüd me saame relvi juurde osta. Läti, Leedu on tekitanud seal 10-aastase augu. Saksamaal ei tule reserv täis. Poola arutab, et tekitada korralik reservarmee. Norra, Rootsi, et tekitada osaline ajateenistus. Loomulikult nüüd tuleb need vead parandada, aga Saksamaa on üks kõige halvemas seisus olevaid riike. Bundeswehri tankide olukord oli ülimalt sant, seal oli mõni 100, mis olid töökorras muide vahepeal. Aga teist teed ei olegi neil, kui hakata taastama oma kaitsevõimet, sest see on nii kehvaks jäänud. No jah, no aga läheks siis kodutanumale ka uuesti, täna on meil keelepäev vist. Väga õige, emakeelepäev on meil. Emakeelepäev, eks ole. Evelin, kas sa suudad seda korraks tsiteerida, mida me täna peame tegema, et meil on täna etendus emakeelepäeva puhul, kus me kahekesi oleme siis näitlejateks kutsutud. Nimelt siis mul abikaasa tegi endale Seto rahvarõivaid, käis siis Seto seltsides nõu küsimas ja ütlasi värvati meid ära ka näitetruppi. Seto kiilses. Kus kohal see etendus toimub siis? Etendus toimubki ühes tantsuklubis, suures ruumis ja see on setokeelne
aabitsa lugu, et mõnes mõttes peame oma pärimuskeeli nagu aasta B-st algama õppima. Et kuna Evelini isa on ikkagi Setomaalt pärit ja olnud ehtne seto keele rääkija, siis mina tahan igal juhul, et minu lapsed ka osa saaksid sellest. Ja siis me täna seal räägimegi puhas seto keelt ja küll oli raske, ma ütlen, küll oli raske. Pea keerab ikka selle õigeks, nii-öelda siis kirjakeeleks. Aga jah, minul oli väga tore üle pika aja jälle kuulata setu keelt ja tuletada oma lapsepõlves kuuldu meelde, et kuidas vanaime muga kõneles ja siis sa mäletad seda õiget rõhku ja vahest need sõnad on ju väga sarnased, et see tunnetus tuleb lapsepõlvest uuesti välja otsida. No see on umbes nii nagu jalgrattasõit või? Just nimelt. Ja minul on see, et mina olen lapsepõlves Muhu murret kuulnud ja ütleme paari päevaga mul hakkab ka see tulema, kui ma Muhus käin. Uuesti tuleb meelde. Jälle kuskil on see tunne sees ja sellepärast mina ütlen, et see on nagu ajaloo õppimine, et ainult, et veel efektiivsem. Kui sa lähed vana keele kaudu sinna pärimuskultuuri sisse, siis see on kuidagi palju efektiivsem kui lugeda lihtsalt mõnda raamatut. Et kellel on ikka seda oskus, siis ma ei tea, kuidas see on keeruline, aga natukene võiks lastega rääkida oma murdekeelt. Et minul oli täielik üllatus, et kui mu abikaasa vanaema veel elas ja oli üle 90 aastat, on olemas veel Tartu murre. Siiamaani alles, Tartu linnas seda praktiliselt ei kuule, aga enne maapiirkondades oli olemas. Ja emakeele päev ongi selline hea päev, võiks ju rääkida sellel päeval ka murretest ja murdekeelest, et see näitab ju omakorda, kui rikkad me oleme. Kui rikas on meie kultuur, kui rikas on meie sõnavara ja pärimus. Ja koolis peaks eesti keelele palju rohkem rõhku panema, minu meelest võiks natukene võõrkeeli kokku tõmmata. Vene keelt õnneks natuke tõmmatakse kokku, varem olime nagu kakskeelne riik, B-võõrkeel pidi ikka vene keel olema nagu tead Brežnevi ajal. Minu meelest see ei ole õige. No jaa, aga seda inglise keelt ei olnud kuskil ka võimalik kasutada eriti. Jah, aga põhiline on see, et seda sundkorras suruti peale ja teiseks ka tänapäeval oli nii, et teise keelena paljudes koolides pidi valima vene keele, sest polnudki midagi muud. Positiivne areng on see, et on hakatud tänu sellele, et B-võõrkeel võib olla mingi teine aine, näiteks soome keele õppimine on kõvasti kasvanud. Võt see ongi soome-ugri keelte säilitamine, kui me õpime soome keelt, siis on meil ikkagi kuidagi oma keele saarel rohkem teadmisi oma naaberkeeltest, et kui me oleme ainult inglise arvutitest lapsed muutuvad ikka ülimalt ingliskeelseks. Minu meelest see ei ole hea suund, et me peame ikkagi keele puhtust hoidma ja nii nagu vanasti pressisid mingid venekeelsed sõnad sisse, nüüd tuleb neid ingliskeelseid. Mitte ainult keele puhtust, vaid ka keele rikkust, et meie sõnavara oleks suur ja oskaksime oma keelt kenasti kasutada ja kenasti rääkida. Aga murdekeeled annavadki seda keele rikkust, uusi sõnu või siis unustatud sõnu ja see kohe tervendab meie keelekasutust. Ilmus kah. Et täna ilmus ju meie endiste haridusministrite avaldus. Väike tsitaati ka sellest avaldusest. Paar viimast rida. Et eesti keel elaks ja püsiks, peaks see tehnoloogia arenguga kaasas käima. Seetõttu peaks tehisaru arendamine olema meie ühine missioon. Et eesti keel elaks ja püsiks, peaks see tehnoloogia arenguga kaasas käima. Mina ei ole sellega nõus. Kas ilma tehnoloogia arenguta siis eesti keel ei püsi või? No ma ei tea, haridusministrid, nad peaks ikka eesti keelt valdama ka. See tundub, Andres Raid ütleks selle kohta, et see ei ole õige eesti keel. No kui tehnoloogia areneb, siis järelikult tulevad kasutusele uued tehnoloogiad, mis vajavadki võib-olla vahest ka uusi sõnu. Et oli ju salvestama ja tuli asendada seivimine ja need ingliskeelsed sõnad oli ju alguses, kui tulid need ingliskeelsed operatsioonisüsteemid arvutitele,
nii omased inimestele, et nad ei osanudki enam eesti keeles kasutada neid arvutiprogramme, aga selle AI-ga ongi keeruline, et mõnes mõttes, kes oleme meie, kes suudaks nüüd midagi nii suurt arendama hakata siin väikses Eestis ja et AI-le anda siis rohkem sõnu, no ma ei tea, kas peab siis andma kõik autorid kaitse all olevad teadmised AI-le. Mina leian, et peaks olema siin tark ja teadlik, tark ei torma, esiteks. Proovima endale selgeks teha, mis on AI üldse, me võime selle definitsiooni lugeda, aga kuidas ta mõjutab meie elu tulevikus, see ei ole ju veel päris selge. Kõigega ei tasu kaasa tormata, aga tuleb selgus saada, selles mõttes tehnoloogia arengust tuleb aru saada ja teine küsimus on see, et jah, meie põlvkond on juba oma eesti keele omandanud nii, kuidas me oleme ka murdesõnu õppinud oma sugulastelt, oleme palju raamatuid lugenud, aga teisalt muret tekitav on tõesti see, kuidas noored ingliskeelestuvad arvutitehnoloogia kaudu, mängude kaudu. Nad valdavad lihtsalt seda anglosaksi maailma hästi, TikTokid. Ehk siis me peame ka nende peale mõtlema. Võib-olla neil on argument, et kui minnakse väga palju vaimses töös näiteks üle AI peale ja nad ei saa eestikeelseid vasteid oma tööle, siis võib-olla see on oluline, aga ma ei kiirustaks sellega, sest enne tuleb aru saada, kuhu me üldse läheme. AI-s on palju tundmatut, palju üllatavat ja tasub lugeda ka AI ühe peamise looja, psühholoogia professori kommentaare, kes ütleb, et AI läheb tema arvates üldse käest ära. Ehk siis kõik see vajab meil selgust. Me peaksime tõesti tegema konverentse ja proovima aru saada, mitte kiirustada. Sest õpetajad juba on hädas, et lapsed justkui teevad AI-ga kodutöid ära ja samas laste sõnavara on muutunud kasinaks. Õpetajad ütlevad, et nad näevad, et lapsed mõtlevad justkui inglise keeles ja tõlgivad selle siis eesti keelt, et just tänu sellele, et ollakse ingliskeelses nutimaailmas. Ja tõesti, me oleme alles siin päris algusjärgus, sest AI ju on meil viimase paari aasta avastus. Aga see ongi nüüd näide, et meie IT-sektor võiks ju ka pingutada selle nimel, et võimalikult palju arvutivänge, mis on laste hulgas populaarsed. Kõik ei ole kahjulikud mängud, osad on väga põnevad, näiteks minu laps mängib maaelu mängu, kus ta sõidab kombainiga, traktoriga, ehitab seal talu. Kõik on väga ehtne, peaaegu nagu käiks maaülikoolis. Aga see võiks ka eesti keeles olla. Ehk siis laps saab oma keelekeskkonnas olla nende moodsate digivahendite kaudu. Ja kus on eestikeelsed arvutimängud, koha peal loodud mängud. Oli üks äärmiselt huvitav mäng, mida kunagi arendati näiteks Eesti muinasajast, kus olid kõik salakuulajad ja lembitu ja rüütlid ja malevad. Aga see mängu jaoks sai raha otsa ja seda ei olnudki võimalik kasutada, et see on mõtlemise koht, kuidas seda digimaailma eestistada küll. Minu suurem mure on sellepärast, et see AI võtab ju kõike valimatult, eks ole. Ja kõik see, mida ta sealt võtab, ei pruugi olla üldse tõsi, ei pruugi olla moraalne. Ju praegu räägitakse seda, et on olemas ka juba lastele välja mõeldud need digisõbrad ja hiljaaegu ma kuskilt lugesin, ma ei mäleta, kus kohal see oli, tekkis problemaatika, et mõningad need allalaaditud failid suunasid lapsi enesevigastamisele ja sellele enesetapule. Või digimaailmas on pahalased alati kohal. Eesti inimesed kaotavad ju ka igasuguste digipättidega aastas palju raha. Miljoneid. Miljoneid ja miljoneid. Meile tuleb telefonikõnesid
petistelt, ma olen isegi neid saanud vene keeles ja ei tea kust maalt. Et see on selline maailm, kus tuleb kogu aeg hea ja kurja võitlust ka arendada, et justkui tehnoloogia oleks iseenesest hea, aga see võib kurjadesse kätesse sattuda. Ja nagu AI looja ütleb, et ta on väga murelik selle süsteemi saatuse pärast. Ehk siis ei ole veel selgeid vastuseid. Me läheme urraaga kõik ikka arendama, oi kui äge. Aga mida ta töökohtadele tähendab ja nagu te ütlesite, et mida ta sisu osas tegelikult tähendab. Kas me peaksime eesti keelekorpusi sinna andma? Mina ei tea. Ma tahaks enne selgust saada, mida see kõik kaasa toob ja mida üldse. Ja milleks seda kasutatakse, eks ole. Ettevaaatusprintsiipi peaks kasutama, ma ei tormaks. Enne on vaja ikkagi selgust saada, rohkem teadmisi saada. Nii et ärme torma ummisjalu või nagu öelda siin, et tark ei torma. Just. Oleme eurooplased, aga jääme ikka eestlasteks. Aitäh teile!